Tegemist on uue sadamaga, mis kannab nime Haven Kakumäe. See avati alles mõned aastad tagasi ning on mererahva seas juba omaks võetud. Kõik jahid on alles talvekorteris ja tõstetakse peagi kaide äärde. Suure elu sai ta sisse siin 2015, kui ehitust alustati, eks? Ja 2017 avasime selle suurepärase Haven Kakumäe sadama tegelikult, mis tänaseks on toonud nii Eestile kindlasti külalisi juurde, kui siis ka meie enda sadamasse loomulikult. Sadama arendajad leidsid, et üks õige merekaru vajab ka kodu ning seetõttu asuti ehitama ilusaid korterelamuid otse sadama kõrvale. Tallinna kesklinnast vaid kuni 15-minutise autosõidu kaugusele. Täna me räägime 3 majast ja kokku 55 korterist. Tulevikuplaanid on loomulikult suuremad, eks, aga täna on meil esimene projekt käsil ja täna on need majad põhimõtteliselt valmis, et nagu me siin juba käisime natuke majade peal ka, et väike ehitustöö veel käib, aga suures plaanis on valmis. Kaunid majad on igas mõttes moodsad. Iga korteri juurde käib tark paneel, millest saab kogu elamist juhtida. On võimalik kodus olijal või siis isegi, kui sa kodus ei ole, sa saad omal selle seadme ju ühendada ära telefoniga, mis siis näitab sulle välistemperatuuri, mis sul on kodus. Sa saad seadistada oma ventilatsiooniseadet, saad tubade kaupa temperatuuri valida ja kellel on soov siis igakuiselt esitada oma näitusid või jälgida siis oma kulutusi. Ja siis on siin veel ka mitmeid nagu lisafunktsioone teenuste näol, mida on võimalik siis veel seadmele lisaks võtta, et alates siis Wolti tellimisest kuni takso tellimiseni ja kes veel rohkem nagu lisateenuseid vajab, siis on võimalik siia ju juurde valida ka veel kodu valgustuse juhtimise või siis muusika juhtimise, eks ju. Põnev lisalahendus on kindlasti aga maja välisseintel asuvate kardinate liigutamise võimalus. Oleme planeerinud need majad siis selliselt, et lisaks sellele, et fassaad on pidevalt muutuv tänu liikuvatele väliskardinatele, annab see nagu elaniku jaoks ka veel selle, et need kardinad annavad veidikene nagu lisaprivaatsust ja teiseks päiksepoolsetel korteritel eriti oluline, et ta annab nagu välise katte veidikene ka selle päikese valguse eest, et tuba ei läheks liiga valguskülaks, näiteks teleka vaatamisel siis ei teki varjud peale, eks. Peaaegu kõigis korterites on olemas ka saun ning sedagi võib juhtida digitaalseid seadmeid kasutades. Tänapäevane maja on aga loomulikult ka energiasäästlik. Neid kardinaid me juba nägime, mis aitavad natuke seda soojusenergiat koguda, eks ju. Meil on ka veel lisaks päikesepaneelide park katusel, mis siis seda moodsaid õhksujuspumpasid nagu toidavad, et seda energiakulu veel allpool hoida. Majas asuvad korterid on keskmisest suuremad. Väiksem neist lausa 60 ruutmeetrine. Siselaed on aga lausa 3 meetri kõrgused. Tänaseks on juba 18 korterit müüdud ja seetõttu tasub huvilistel kiirustada. Majades käivad juba viimased ettevalmistustööd. Varustatus on korteritel meil väga kõrge ja kvaliteetsetest materjalidest on ta ka ehitatud ja asukoht täpselt samamoodi, et me räägime siin 3300 eurosest keskmisest ruutmeetri hinnast, on veidike alla, on veidike üles, aga keskmiselt umbes niimoodi, et ütleme, siuke 3-toaline korter hakkab 250 000 pihta. Ja nüüd veel üks oluline sõnum, mida võiksid eriti just merekarud tähele panna. No tegelikult ma arvan selles saates praegu täiesti avalikult välja öelda selle, et 1-aastane kai kasutamise leping kuulub korteri ostes paketti sisse. Trendikad uued kodud toob teieni kinnisvaraportaal City24.